Eesti käsipallimeeskond lõpetas Euroopa meistrivõistluste valikturniiri suurepärase mänguga ja viigiga 25-25 olümpiahõbeda Islandi vastu. Kuigi võiduvõimalus ju viimasel sekundil lausa oli. Mait Patrail, kas niisugune vise, niisugune möödavise küll ülimalt kaugelt jääb tõesti eluks ajaks meelde? Eks ta ikka jääb meelde, aga õnneks me võitlus midagi viigi välja, et sellega võib väga rahule jääda, et võit oleks väga magus olnud, aga kahjuks ei tulnud. Olid üle platsi mees, 9 väravat, tegid niigi, kas nüüd just võimatut, aga tegid väga palju meeskonna heaks. Tundsid ka, et vastased nüüd sinu vastu juba hoopis karmimalt tegutsevad kui varem, kui sa vähem tuntud mees olid? Eks nad ikka tulid mulle vähe kaugemale vastu ja tahtsid rohkem töödelda, et ma nagu haiget saaks, aga õnneks ma olen harjunud selle mängustiiliga, nii et midagi hullu minu jaoks. Tundus, et nüüd jälle Eesti koondises mängida oli sinu jaoks niisugune nagu uuesti eneseleidmine, et erilist mängunälga tundsid selle Šveitsi perioodi lõpu järel? Kindlasti, et eriti veel kodupubliku ees, siin täna on jälle väga võimas publik siin, et elasid kõvasti kaasa ja eks see andis meile kõvasti juurde, et see viik tuli. Valikturniiri lõpetasime sõna otseses mõttes tõusvas joones. Jah, ja tänane mäng muidugi hästi positiivne ja ma pean ikka tagantjärgi ka veel olema selle viigiga kindlasti rahul, et loomulikult alati spordis püütakse parimat ja tänagi oleks tahtnud võitu saada, aga igal juhul väga positiivne emotsioon. Selge see, Island ei olnud oma parimas koosseisuga, kui me vaatame sedagi teenistuslehte, kus mehed mängivad 7 meest, Saksamaal, Prantsusmaal 1, Rootsis 1, need on suured ja tugevad käsipallimaad. Jah, et sellel riigil on võimalus niiviisi teha, et jätab siin 4-5 parimat mängijat ühest mängust, mis ütleme nende jaoks väga ei otsusta, aga jätab välja, aga nägime ise, et peale sellist lõppresultaati, ega nad ikkagi püüdsid võitu maksimaalselt selles mängus. Ja ega meie võime ka tegelikult üpris optimistlikult oma käsipalli arengule vaadata. Ma arvan, et tuleks vaadata pikemas perspektiivis, et just nagu 3-4 aastat edasi, et meil on täna vanimad mehed siin 28-aastased mehed võistkonnas, ja noorimad on 19-20 aastased, väga suur mass on see natukene üle 20, et kui vaadata ette 3-4 aastat, siis ma võin küll öelda, et kui hästi tegutseda õieti, siis ma ei välista, et 3-4 aasta pärast oleks Eesti koondisel regulaarselt finaalturniiridele, tiitlivõistluste finaalturniiride asja. Ja tänane mäng, kus 2 korral juhiti koguni 3 väravaga, annab meestele ainult enesekindlust juurde? Jah, kindlasti ja tänast mängu veel vaadates, siis ääremängijad täna, mitte et neile tuhka pähe raputada, aga ääremängijad ei suutnud, nad on väga noored ka, eks siin on juttu 19 aastased, et ei suutnud oma võimalusi üldse realiseerida, et selline see mäng on ja ma arvan, et pikemas perspektiivis me kindlasti võtame ka sellised mängud ära lõpus. Eesti meeste käsipallikoondis jätkab järgmisel talvel juba maailmameistrivõistluste valikturniiril, aga veel enne seda juunioride koondis mängib juba maailmameistrivõistluste finaalturniiril augustikuus Egiptuses.